Põllupäevik. Tere head kuulajad, oleme salvestamas järjekordset Vilja uudiste saadet nimega Vilja Röst. Oleme leidnud täna sihukese väga huvitava saatekülalise Kristjan Rebase Laiuse põllumajanduse osaühingust. Tere Kristjan! Tere! Osa loomulikult on meiega muidugi saates ka Timo Silve, meie viljari tootejuht. Tere Timo! Tere kõigile! Ja mina siis Martin Maante, tänane saatejuht. Ja tänas saates siis hakkame võib-olla pihta kõigepealt kaugemalt, et vaatame enne otsa maailma uudistele, mis on siin viimase aja hinnamõjurid olnud. Räägime natuke vasteraportist, mida me ka siin eelmises saates mainisime, et vaatame, mis on seal täpsem sihuke sisupool olnud ja kuidas see hinnad pani liikuma. Saate teises pooles Kristjan siis aitab meil natukene anda sisendit selles osas, et kuidas tema oma ettevõttes midagi teeb, midagi majandab, kuidas ta midagi fikseerib ja mis ostude puhul jälgib. Ja muidugi aitab ka kommenteerida kindlasti ka need maailma uudised, mis meil siis täna saates käsitlusel on. Aga Kristjan, võib-olla kõigepealt ütleks seda, et kus kohas sina sihukest nagu viljainfot otsid või hinna liikumisi jälgid või on sul mingid kindlad allikad, maksad sa kuskil raha mingi info saamise eest? Ütleme, et mul on päris mitu kindlat kohta, mida ma siis nagu püüan igal tööpäeval jälgida. Et alustuseks, teie kiituseks peab ütlema, et Baltic Cargo kodulehel, see, kus on näha nii Matif liikumine kui Chicago börsi liikumine, see on suhteliselt hea tabel. Siis ma loen tasuta infost, ma loen iga päev läbi selle Agritel kokkuvõtte. Et see on suhteliselt hea kokkuvõte, kuigi eks seal on ka palju sellist oletuslikku, eks kõigil on raske arvata. Nii. Siis, mis jookseb ka igale poole välja, ma vaatan euro-dollari kurssi. Ja, väga mõistlik. Siis ma vaatan, see läheb nüüd natuke kaugemale, aga siis ma vaatan ka sojafutuuride liikumist, ka sojasolatiifutuuride liikumist, et seda poolt jälgin. Ja mis järjest olulisemaks paari aasta jooksul on läinud, et ma loen siis ERR-i uudiseid ja BBC uudiseid üldiselt. Et eks sealt näeb neid poliitilisi asju, mis võiksid mõjutada. Kuigi ma pean ütlema, et ega selle infot ju on, aga selle kokkuvõtmine, kuidas ta peaks börsi mõjutama, ega see nüüd nii lihtne ei ole, sest see võib ühtepidi üks uudis, mis enda arvates võiks seda näiteks mõjutada tõusu suunas, võib panna börsi hoopis langema. Seda ei saa kunagi kindlalt nüüd kindel olla. Aga neid hetkesi on ikkagi sul ilmselt päris mitmed olnud, kus justkui ütleme, suures pildis justkui hind võikski uudiste peal tõusta, aga sa vaatad kurjam, ikka ta langeb see hind. Neid hetki on olnud. Võib-olla üks ainsamaid hetki, see võib-olla natuke paha näide, nagu see paljudele inimestele mõjus halvasti, aga kui Ukrainas sõda hakkas, siis mul jõudis küll kohe kohale, et väetishinnad hakkavad nüüd tõusma, et nüüd tuleb küll väetislug ära lukustada, mis on lukustamata. Jah, see oli sihuke hästi keeruline aeg, aga samas jällegi sõja algusega mäletan nii selgelt, et meil oli 24. veebruar oli ju vaba päev, järgmisel päeval tegelikult Matif ja kõik kukkus väga korralikult alla esimese hooga ja tekkis isegi väike sihuke müügilaine korraks, aga jah, kui tuli uus töönädala peale, siis hinnad hakkasid muidugi seal korralikult üles rollima. Seda hakkas neljapäeval ja reede õhtuks ei olnud turud üles veel läinud, et eks mõnikord turudel võtab see natuke aega, kui aru saada, et mis see üks või teine uudis siis tegelikult nagu tähendab. Ja kui me läheme nüüd juba detailsemaks, siis rääkisime ka saate alguses sellest viimasest vasteraportist, et see on siis selline raport, mis võtab globaalselt kokku siis võimalikud saaginumbrid, saagikused, pakutavad kogused erinevatel kultuuridel, kes mida kuskil võiks kaubelda. Siis viimase, võib-olla 11. märtsi raporti lühikokkuvõte on see, et Austraalias siis nisutoodangut suurendati 2,1 miljonit tonni, mis on tegelikult päris palju ja see on siis võiks tähendada kogu saagikust 34,1 miljonit tonni, et see on Austraalia ajaloo kõige, ütleme, 3. saak. Et ma ei tea, ma arvan, et see kõige esimene saak või selle top 1 võis olla isegi siin viimane või eelviimane aasta siin, et neil on hiljuti tegelikult on väga head saagid Austraalias, et see kuidagi on neil hakanud näkkama paremini. Ja muidugi alati, mida kõik jälgivad, on siis see ülemineku varupool, et mida siis ka tõsteti 2,5 miljonit tonni, et mis võiks tähendada nisu ülemineku varus konkreetselt 260,1 miljonit tonni, et sihuke ei ole väga kõrge tase, aga ei ole ka kindlasti ajaloolist väga madal tase. Aga Kristjan, kas sa ise ka neid vasteraportid jälgid, loed vahepeal? Jaa. Ma üldiselt ikkagi neid vaatan, et kui ma näen ära, et Agritelist tuleb jälle kokkuvõte, et ta tuli, siis ma üldiselt olen lahti võtnud ja lugenud. Et võtad õhtul kell 7:30, kuna see on, siis loed läbi ja? Mina olen niimoodi püüdnud sättida, et mul üldiselt käib see tsükkel nii, et kuna fikseerida saab ju 4:30, siis ma reeglina kusagil 3 ja 4 vahel iga päev katsun selle aja leida, et ma tegelen siis 2,5–3 tundi selle teemaga.
päris alati ei tule välja ja võib-olla see ei ole ka eeldus, et ma päris alati peaks seda tegema, aga üldiselt ma püüan seda teha. Kunagi ma proovisin ka nii, et ma vaatan kell 12, kui juba nagu börsid juba midagi on liikunud ja siis vaatan veel pärast, aga ajaressurss on ikkagi limiteeritud. Arusaadav, ega päevas on ju mitmeid tegevusi, mis vajavad tähelepanu. Ja näges, et väga muud suurt ei olnudki, järgmine raport siis juba 10. aprillil ja see veel jätkuvalt keskendub siis vanale saagile, siis esimese uue saagi väljavaated võiks siis tulla juba maikuu raportist, aga sellest juba siis lähemalt, kui see aeg on juba ükskord käes. Ütleme siia kommentaariks veel juurde mõtleks, kus veel lisaks Austraaliale suurendati Argentiina, 0,8 Ukrainat suurendati ja tegelikult ka kogu see maailma laovaru, mis siis suuremaks hinnati, oli veel natuke suurem, sellepärast, et see on koos Hiinaga. Hiinas siis natuke vähendati, aga neil on niigi suured laovarud selle. Jah, mis tundub, et iga kultuuri lõikes. Ma siin võib-olla vahemärkusena veel ütlen, et see on nagu vaatajana päris huvitav, et kui vaadata, siis Hiinas on ju tegelikult maisi, ja soja vist ka. Aeg-ajalt tundub, et neil on pool maailma varudest vähemalt istub seal. See ei tundu, vaid see nii ongi. Ja. Nii ta on, aga eks Hiina juurde, kui nüüd korra peegata, siis nende ostmised on viimasel ajal ikkagi nagu väga väikseks jäänud, et ju siis on piisavalt juba laos. Tundub nii. Aga kui minna nisu peale täpsemalt edasi või ütleme nisu siis futuuride peale, siis kui me viimati tegime saadet siin 7. märtsil, siis detsembri ehk siis uue saagi futuur kauples siin circa 230,5 peal, täna on 228, 229, et 3 nädalat on mööda läinud, justkui polekski midagi muutunud, aga vahepeal käisime ära siin ka 236 peale, et korraks tekkis siuke väike tormikene veeklaasis, et tema võib-olla oskad kommenteerida siuksed põhilisi siuksed tegurid, mis need hinnaliikumisi täna on tekitanud. Ma ütleks, et need lühiajalised muutumised, siuke 4-5 eurot siia sinna, ütleme, sinna võid ükskõik millise uudise vastu leida, kõige lihtsam alati, ütled valuutakurss või mis iganes, aga ma vaataks võib-olla natuke pikemalt, et kus see nisu hind on olnud ja tegelikult, kui ta dollaritesse ringi viskame, siis siuke analüütikud, kes siis maailma siis füüsilise nisu hinda, mitte seda futuuri, vaid füüsilist kaupa jälgivad siin sealt. Nemad on ikkagi tõmmanud juba, ütleks, 23. aasta teisest poolest sükse vahemiku, kus siis täitsa põhjad on olnud sükse $230 juures ja tipp $280 ja tegelikult need on nagu tipp ja põhi enamasti me seal kuskil keskel oleme selle nisu hinnaga olnud, nii et ma ütleks tegelikult ju nisu hind on olnud ikkagi üllatavalt stabiil. Pigem hetke niimoodi tundub olevat, ega need kõikumisi on tõesti nagu vähe, et eks need üksikuid lühiajalisi ülespoole kõikumisi muidugi tõuseb ära kasutada jälle kauba fikseerimisel, sest et ega kunagi ei tea, mis siin edasi saamas on, sest täna ju ka Musta mere relvaluhu on mingil määral tundub, et või neid hindasid või füüsilist kaupa äkki isegi toomas hinnas allapoole? Vaatame, mis sealt tuleb, et ma ütlen, see poliitiline risk on täna üks kõige suurem, et mis otsused kuskilt siit-sealt tuleb. Ma tooksin siit põllumehe vaatest välja selle, et kui ma nüüd võtan mitte otseselt isegi futuuri hinda, vaid mis on Baltika Agro põllumeestele pakkunud, kui ma nüüd mälu järgi ütlen, siis tegelikult vist 215 muuga on olnud kõige parem hind ja praegu eile ta oli vist 201. Ja ta on olnud ka madalam, et tegelikult see vahemik on tõesti ka põllumehe jaoks suhteliselt ikkagi mitte väga suur, ütleme 10% ulatuses kunagi liikunud. Ütleme, millest sa praegu räägid, on ju võtta söödanisu. Ja eks natuke, mille üle siin-seal järjest rohkem nurisetakse, ongi need hinnapreemiate kõikumised, et kui palju need on viimastel aastatel kõikunud, sest ega see börsifutuur on ju madal kvaliteediga Prantsuse nisu ja tegelikult, kui me vaatame korra sinna Prantsusmaale, sest nendel jääb päris suur laovaru ja nemad on üldse, peavad oma need sihtriike natuke hakkama ringi mängima, et kui prantslastelt läheb 25% niisust läheb Marokosse, mis on siis nende kõige suurem ostja, siis järgmised kohad, kus nad on viimastel aastatel viinud Egiptus, seda võtab Venemaa Must meri üle,
Alžeeriaga nemad on natuke poliitiliselt seal haksus omavahel, ei osteta Prantsuse päritolu. Hiina samuti ei ole hetkel nii-öelda turu peal. Pakistan, Jeemen samamoodi, kuhu on Prantsuse niisu läinud, et ei osta hetkel siin ja mõned siuksed väiksemad riigid nagu Angola, Kamerunid, Senegalid, kes on Prantsuse niisu ostnud, et ostavad siiamaani, aga need kogused on, mis sinna lähevad, on suhteliselt väiksed, et täna ma ütleks, et prantslased peavad hakkama leidma oma nisule nii-öelda uut kodu ja kui lihtne see on, saab näha ja kui seda nii lihtne leida ei ole, et kuidas see mõjuks siis sellele Matifile, mis iseenesest on Prantsuse nisu, et seda saab uuel hooajal huvitav näha, et see tegelikult hindadele ühest küljest on nii-öelda ohupoht, et miks need hinnad võiksid nii-öelda tegelikult päris palju nii-öelda allapoole minna. Samas, kui ma tulen tagasi selle nii-öelda 230 $-lise põhjahinna juurde, siis jällegi nägin ühte toredat ettekannet, oli seminar, et siin eelmisel nädalal, kus võeti arvesse kogu seda inflatsiooni ja kõike seda, et siis tõstati kastikesed erinevate nii-öelda nende kriiside aegade juurde, et kus siis need põhjad on olnud, et siis selle järgi me võiks juba täitsa nagu põhjas olla oma hindadega, et ma ütleks, et turul saab alati nagu erinevat nii-öelda peale vaadata, et siin need nüanssi on nagu palju, et aga ma ütleks, et see Prantsuse niisu nii-öelda sihtkohad saavad olema huvitav jälgida uuel hooajal. Ja eks selle tunnistus on hetkel ka ju see, et reaalselt ju Euroopa nisu eksport on täna 8 miljonit tonni maas võrreldes siis eelmise ja ka üle-eelmise aasta sama ajaga, et seda kaupa meil siin ladudesse Euroopasse jääb rohkem. Tõsi, ka tegelikult Euroopa nisu toodang muidugi 24 aastal on ikkagi madalam, kui ta oli jällegi seal aasta ennem seda, nii et eks seda faktorit peab ka võtma arvesse. Aga sa tõid praegu sisse ka selle Vene poole, et siin käib väga palju kõlakaid ka sellest, et Vene siis see vana saaginisu, mis on siis see 24 saaginisu, et seal siis ekspordi number ilmselt võib tulla ikkagi oodatust madalam võrreldes sellega, mis ta algselt arvati või prognoositi tulevat. Jah, sellepärast, et praegult Mustmeri on olukorras, kus nad on muutunud päris kalliks. Et kui me täna võrdleme nisu, erinevate päritolude nisu maailmas, siis see, mis Mustast merest on võimalik osta, on ikkagi suhteliselt kallis, isegi täna Euroopas saad see nii-öelda mõistikuma hinnaga, nii et aga samas ka seda nõudlust ei ole nii-öelda väga palju. Et ja ma arvan, et Venemaa samamoodi jääb see laoseis natuke suurem, kui võib-olla mõnda aega tagasi arvati, et täna tundub jah, et minnakse nagu oodatus suurema laopahuga uude hooaega. Samas, mis nii-öelda maailmas ka muutunud on see, et täna kõik see nisu mahub ka laudasse ära, sest väga paljud sellised suured riigid, Prantsusmaa, UK, Saksamaa, kes veel 10 aastat tagasi ei suutnud kogu oma saaki nii-öelda lattu ära panna, siis nemad on jõudnud, eks ta sõltub natuke saagi suuruses ka, aga laomahud on igal pool kasvanud, et see saak, mis tuleb, suudetakse ladustada, võib-olla sükest nii-öelda koristusaja survet on nii-öelda vähem sellele, et sul surve on ainult siis nii-öelda rahaline, et mitte nii-öelda füüsilise kauba liigutamise surve. Ja ladustamispind on, et võtame kas või näiteks Eesti siin, et täna ju Eestis on viljaladusid, mis nii-öelda füüsiliselt toimiksid, võib-olla pole kõige uuemad, aga saab väga kenasti vilja ladustada, aga lihtsalt ei toimi täna sellepärast, et võib-olla asukoht pole kõige parem ja see iga 10-20 kilomeetrit, mis sa pead lisaks ringi sõitma, et siis seda kulu ka ei taheta teha, aga füüsiliselt on laod olemas. Ja lisaks muidugi hoiustamise risk on, et kui sul see ladu on ikkagi nagu infra mõttes natuke vana, siis see võib ka tulla sellised kvaliteediprobleeme ka hiljem sealt välja. Täpselt ja küsimus on see, et muidugi, et kui suur saaks see siis nii-öelda peale tuleb, et kui me läheme korra sinna Prantsusmaa juurde täna tagasi, vaatame see nii-öelda ühes küljest mingisugused ilmakaardid näitavad, et pole vihma väga saanud või viimase 2 kuus on 3 päeva sadanud. Ma saan aru, et viimase 2 kuu jooksul on tulnud 3 päeva sademed. Et mis on... Midagi sihukestada, et kuskil see ilmakaart siin on. Et selle pealt võiks vaadata, et sealt nüüd ei tulegi midagi ja asi on nagu halvemast halvem.
samas võtad järgmise nii-öelda raporti ette, mis ütleb, et hetkel Tallinnisu olukord Prantsusmaal on väga-väga hea võrreldes näiteks eelmise aastaga samal ajal, et crop condition on nii-öelda, annab jälle lootust, et tuleb võrreldavalt see siin nii-öelda rekordsaagi aastaga, et võta nüüd kinni, et eks see on väga palju, mis suunas uudis sa nagu kuulda tahad, et see on see sama pull ja peer, et kumbad uudised siis nagu rohkem meeldib. Ma siin ütleks seda vahel, et endast sellest pikast nii-öelda nagu viljauudiste lugemise ajast mul ka meenub tihti, et uudised võivad olla suhteliselt kehvad kevadel ja pärast võib ikka väga hea saak tulla. Ja võib ka vastupidi minna. Et seda on ka ennem nähtud tegelikult. Et... No nii on, ega siis ega tänane kuivus või liigniiskus võib olla 2 nädala pärast jälle kõik risti vastupidi mõlemas asukohas, nii et ja täna ka USA-s on ju ka nii need lõuna- kui ka põhjaväljad, mis on ka väga suured nisu kasvatuspiirkonnad, on ikkagi päris kuivad ja seal ikkagi seal ütleme USA-s on hästi lihtne, seal on riiklik siuke põuakaart, sa võid seda lihtsalt iga päev vaadata, seal jälle mingi pilt muutub natukene, et ka nemad seda väga monitoorivad ja on ikkagi üsna suur kuivus hetkel terendamas. Ja kui me räägime siis nii-öelda viljafutuuridest, et mis asi see futuur siis on, et see on ju mingi asi kuskil kauges tulevikus, mingi hind, et kõik see sama, et kui palju täna on nii-öelda sadanud, see, milline olukord hetkel põldudel on, et kõik see on täna nii-öelda fakt. Kõik faktid on täna hinnas sees. See, mida me sinna hinda veel juurde paneme tulevikus, üldiselt me paneme seda nii-öelda hirmu sinna rohkem sisse. Ehk siis seda, et need hinnad tänu sellele võib-olla natuke isegi kõrgemad. Aga eks sügisel oleme alati kõik palju targemad. Võib-olla küsiksin siin seda vahel, et üks asi on need, mis on nagu faktid, nagu me saame põuakaarti vaadata. Aga kui palju üldse tegelikult saab näiteks usaldada selliseid asju, et palju Venemaal tegelikult laojääk on või kui usaldusväärseks neid on? Või jah, ütleme see ka saagi prognoos näiteks on ju. Ega seda on alati ju tagantjärgi hea vaadata, et mis hetkel mida nii-öelda prognoositel, nagu sa just ennem ütlesid, et kuigi on olnud sellised nagu väga halvad uudised, siis lõpuks on ikka nagu hea saak nagu välja tulnud, et üks ta parasjagu nii-öelda ennustamine on ja see nii-öelda nende andmete nii-öelda usaldamine, jah, kindlasti ma olen nõus, on kohti, kus sa ei saa usaldada neid andmeid, et palju selle kaupa on, pigem sul hakkab tulema erinevad nii-öelda tõrkid tarnetes, kus siis hakkab välja tulema, et kuulge, et sellest piirkonnast võib-olla rohkem ei tule, et seal on mingisugused nii-öelda jamad ja ehk siis need uudised ka kiiresti nii-öelda korrigeeritakse jälle, et mingisuguseid, kus ma ütlen, sellised nagu täpsed riiklikke numbreid ei ole nagu mitu kuskil. Et keegi sükust asja nagu ei pea, et eks ta kõik on natuke sükke tunnetus. No ja, et selle kohta on tegelikult isegi hea näide see Ameerika kui selline samamoodi, kus tegelikult statistikat põllumajanduse kohta kogutakse väga palju. Kindlustusseltsid teavad täpselt, mida külvatakse, kuna külvatakse, aga andmed muutuvad kogu aeg. Juba ammu tehtud külvid, juba võib-olla koristatakse ja siis ikka korrigeeritakse külvipinda jälle, et see on siuke väga hea näide sellest, et mis jälle võib nagu tagantjärgi muutuda. Nüüd ma ei taha muidugi öelda, et see USA raport ei ole üldse oluline, aga just mäletan üldse seminari, kus USA tüübid olid ka lava peal ja siis anti neile süüke pea pool tundi, siis enamus sellest ajast nad selgitasid, et kuidas nad oma raportit peavad kokku panema, neil on ka seal omad reeglid, mis hetkest nad mingid andmed peavad võtma, ehk siis selgitasid, miks nende andmed võib-olla nii täpsed ei ole iga kord, kui nad nagu välja tulevad. Ja tegelikult jällegi mingisugused analüüsid näitavad, et turumuutused, kui me vaatame USA-sid ja muid raporteid, siis pigem reageerivad rohkem süükustele kohalikele uudistele või kohalikele raportitele, et mis on siis Euroopas siin, mis on Lõuna-Ameerikas, et see USA on küll seal olemas, aga sellele nagu võib-olla nii palju ei reageerita, kui siis siin kohalik marssi, mis need muud raportid on. Aga Kristjan, mul on sulle üks küsimus, et kui sa fikseerid nüüd uut saaki või ka siis ütleme mõnel hetkel ka juba tarnitud saaki, kui palju sa jälgid ka seda sööda ja toidunuse hinnavahesid erinevate kategooriate puhul, et kas sa näiteks ka 25 saaki oled täna vaadanud, et
see teine kategooria näiteks on väga atraktiivse hinnaga, et võib-olla hoopis fikseerida ja võtta risk hoopis teise kategooria nisu. Ma olen nüüd niimoodi, et ma nagu ennem saaki ei ole ausalt öeldes toidukategooriat fikseerinud. Selles mõttes, et minu praktika on näidanud, et see, mis tegelikult põllult tuleb, võib ikka väga erinev. Lõpuks on aasta, kus praktiliselt kõik on ju söödavili olnud. On. Jah, et on selline aasta, kus enamik on teine klass näiteks. Aga küll ma olen püüdnud siis, kui see on teada juba, mis on, siis ma jälgin küll neid kategooriat hinnavahesid ja püüan sealt maksimumi kätte saada veel nii-öelda, et siis see kategooria hinnavahe millal lukku lüüa. Seda ma jälgin päris tihti. Miks ma seda küsin, on see, et tegelikult see toidunisi ülemine ots täna uues saagis on tegelikult üsna süke atraktiivne, et sellepärast seda kuulin, et ega toidunisul täna see ülemises otsas, võib-olla see vana saak mingil määral teda nii-öelda hoiab, sest kuigi me oleme alla tulnud ka vanas saagis seal ülemises otsas päris palju, siis ajalooliselt on ta ikkagi nii-öelda suhteliselt kõrge. Ja mis juhtus 24 saagis on see, et mida varasemalt Eestist nii palju pole tehtud, on läinud Hollandi veskitele kõrgema kvaliteediga toidunisu, mis on liikunud siis ka sükestes väiksemates paatides, 400, 700, et on tekkinud jälle süke natuke uut moodi nii-öelda. Aga me räägime siis kõrge proteiin, kõrge kleeppalk. Jaa, kõrge proteiin, kleeppalk, langemine, kõik, ütleme, kõik nupud peavad nii-öelda paigas olema. Aga söödanisu? Söödaviljad, ütleks, et kui sa vaatad seda söödanisu valemit täna ka uues saagis, pigem on ta ajaloolises keskmisest ikkagi natuke parem. Ja jällegi, kus me alati on selle nii-öelda vana saagi mõjuga seal uues saagis nii-öelda tunda, et täna mis nii-öelda juhtuma pole väga hakanud selle söödanisuga, mida mingi hetk nagu arvati, et juhtub, et Skandinaavia hakkab ise väga palju välja müüma, et sealne põllumees ei müünud, osteti siit meie piirkonnast, aga tundub, et siiamaani, kas siis Taani põllumees ei müü või Rootsi põllumees ei müü, et mingisugused väiksed kogused siiamaani vajavad ja need hinnavalemid ikkagi on täna vanas saagis ka suhteliselt head. Aga muidugi kogu seda nii-öelda vana saagi söödakompleks hoiab kõrge maisi hind. Et täna mais on see, et mis on nii-öelda kõrge hinnaga ja siis võetakse võimalikult palju alternatiivi. Aga Kristjan, sul on ju oma ettevõtmises on ka piimatootmine, et kas oma söödavilja suudad sa kõik ise ära toota või pead sa ka midagi sisse ostma? Meil on üldiselt niimoodi, et hästi laias laastus võib öelda, et kogu teraviljasaagist siis, ütleme, pool läheb oma loomadele, et selle me katame alati ära oma viljaga, just juba logistikakulude kokkuhoiu pealt. Ja teiseks on see, et ma tean täpselt, mis mul on ka seal. Et proteiinid kõik, et ja teine pool siis läheb müük, et meil on ka niimoodi ladustamise pool nii, et oma vilja me saame, mis söödaks läheb, on meil ladustamisvõimalus olemas, et ülejäänu siiski tuleb enam-vähem sügisel ära vedada. Seal näiteks seda arvutust ka korraks teinud, et kui sul on ikkagi hea kategooria toidumise laos, loomad oleks just kui hoitud, et äkki kuidagi teha Timole kõne, et kuule, et mul on hea kõrge kvaliteediga nisu, et anna mulle natuke madalamat vastu. Ütleme niimoodi, et me oleme seda pigem mõtelnud nagu niipidi, et kui müüa midagi ära tuua mais asemele. Ikka nii saab asendada. Aga me ei ole seda nagu eriti teinud. Üks aasta sai natuke rohkem müüdud ja siis teeme natuke maisi. Aga üldiselt me sellega nagu väga ei ole tegelenud. Ilmselt siis pole veel matemaatika olnud piisavalt hea võib-olla. Kas ei ole matemaatika piisavalt hea olnud ja väga ei taha loomakasvatuses rapsida ka, siis peaks seda natuke pikemalt tegema, mitte et ma nüüd teen söödaratsiooni 3 nädalaks ümber. Okei, seda muidugi, seal on natuke pikema hinnaga. Aga ma arvan, et sellest söödamaailmas saab veel päris huvitav olema, et kus see sama taane kõrge maisihind ja ütleks, et seal juures, kui sa vaatad maisi, otra, tritikaale, trukkid, kõik, mis sinna sööda sisse nii-öelda lähevad, et mina arvan, et see sööda pool järjest rohkem neid võimalusi pakub. Aga mis on küll, mida me nagu kasutame, on see, et kuna meil viljadest lähevad sisse oder ja nisu, mille osakaalud on täiesti muudetavad ja odrad on nagu vähemalt eelmine aasta kõrge proteiiniga. Ja olid täpselt nii. Ehk siis me pigem müüsime otra võimalikult vähe ja müüsime toidukvaliteeti minevat nisu näiteks.
No väga mõistlik tegelikult, et sealt saab jälle mõned eurod nii-öelda maast üles korjata. See on päris suured eurod, kui ta sul ikkagi teise toiduviljaklassi läheb tegelikult võrreldes odra hinnaga. No jah, ja täna tegelikult odra ja nisu vahe on ju jätkuvalt üsna siuke suur, et võib-olla ta püsib siin ka 25 aasta koristuseni sellisena. Ütleme, see odra väljavaade järgmises saagis on nii ja naa, et eks saab näha, muidugi palju seda otra külvatakse, aga kui me vaatame, mis on olnud siis Eesti odra sellised põhilised sihtkohad viimastel aastatel, siis kaamid seal järjest vähendatakse seda odra söötmist, samuti Venemaa rohkem sinna ja täna ka 25 saagiks hispaanlased loodavad saada suhteliselt head saaki, nii et ka nemad on siis kindlasti nii-öelda vähem ostmas, nii et odraturgudega saab olema järjekordselt nii-öelda huvitav. Aga see Hispaania odra hea saagikus toetab ka sinu vihmakaart siin, mis me siin laua peal on, et kus Hispaania on ainuke piirkond, mis on saanud reaalselt rohkem sademeid, kui oleks isegi vaja olnud. Et see neil kindlasti nagu seda saagikust aitab. No ütleme viimase, ma ei tea, vähemalt 6 aasta põua võib ära klattida. Ega neil seal viimastel aastatel nagu kõige parem elu pole olnud et ega mõnda head aastat on neile vaja, aga nagu ikka põllumajanduses, et kui sa tahad, et endale hästi läheb, siis pead soovima, et kellelgi hea sõbral konkurendil nagu halvemini läheks, aga praegult neil läheb pigem hästi. Selle võiks ju niimoodi kokku võtta, et tegelikult ju ütleme, kui nüüd viljafutuurid tõusevad nagu sisulistel põhjustel, mitte poliitilistel põhjustel või mingitel hüpetel, siis minu kogemus ütleks, et 2 regioonis maailmas peaks halvasti minema. Võt siis hakkab hind juba ikka korralikult tõusma. Ütleks nii, et see, et nagu igal pool nagu halvasti läheb, siis hind kindlasti nagu tõuseb, aga ma ütleks täna, mulle tundub, et uude saaki minnes, et isegi kui mingi suurt katastroofi just ei tule ja tänane nii-öelda see põllupilt või siis see crop rating, et kus me oleme, et hetkel nagu väga suurt põhjust nii-öelda muretsemiseks ei anna ja ka kindlasti need suhteliselt suured laovarud, ma ütleks, et mingil määral ikkagi neid hakatakse ära müüma või neid hakkab siin neid ülesse poole minema. Eks see võib tekitada lihtsalt seda lühiajalist müügisurvet. Halb on see, kui see satub juhuslikult olema saagi koristusperioodil, et tekitada lihtsalt lattu jälle uut ruumi uue kauba jaoks, et see lihtsalt me võime näha võib-olla tulenevalt suuremast ülemineku arvust natuke madalamaid siis koristusperioodi hinnavalemeid, mitte küll Matifit võib-olla, aga hinnavalemeid küll. Et see võib olla nagu murekoht, aga kui me nüüd läheme edasi meie järgmise põhikultuuri peale või järgmise põhisuguse futuuri peale isegi ütleks, on siis raps, et viimast saadet, kui tegime november 25 futuur kauples 480 ja täna oleme jälle tagasi 480 peal. Et justkui polekski vahepeal jällegi mitte midagi juhtunud, aga reaalsus on see, et me vahepeal käisime tegelikult isegi 460 eurot tonni alla selle futuuri hinnas. Et siin vahepeal tekkis siukest päris korralikku müügirännet turu peale, et aga oleme nüüd roninud jällegi tagasi, et ma võib-olla oska kommenteerida, et mida nüüd edasi oodata? See on hea küsimus, et kus me siit nüüd edasi läheme, aga ma ütleks, raps on täna sellest poliitikast ikka kõige rohkem mõjutatav. Et kõik need nii-öelda tariifid, mida siia-sinna kehtestatakse, see mõjutab rapsi hinda nii-öelda kõige rohkem. Et kuigi saavikused uueks hooajaks eeldatakse, et tuleb okei, täna põllupilt on okei, et Euroopa siin 19 pluss miljonit tonni, kui Euroopa pressib circa 24, sõltuvalt aastast, sõltuvalt sellest palju siis midagi soe peale ringi lükatakse, siis täna ei tundu, et seda väga puudu tuleks. Austraalial on veel päris palju eksportimata. Täna see, mis saab Kanada kanalast, kuhu see siis lõpuks välja jõuab, et kui nad seal nagistavad ameeriklastega, nagistavad hiinlastega, siis tegelikult tihtipeale ju sellistel puhkudel võidavad need, kes seal nagistamisest osa ei võta pärast jagub, et tuleb võib-olla seda kanalat Euroopasse, et palju seda GMO-d saab siin kasutada, aga jällegi elu on näidanud nagu seda, et need numbrid, mida alguses nagu arvatakse, mis on võimalik teha, ka see hooaeg, siis need on ikkagi täna kordades nii-öelda üle tehtud, et need lahendused ikkagi nii-öelda leitakse.
jah, et kui siin ka minna natuke numbritesse, siis 19 miljonit pusttonni, see on tegelikult isegi 2 miljonit või natuke enam kui aastaga tagasi rapsisaagikus Euroopas, et see on tegelikult päris korralik hüpe, kuigi kasvupind on natuke vähenenud, siis järelikult saagikus justkui per hektar võiks tulla see aasta parem. Aga tollide poole pealt ka, mis on mulle küll siin uudistes silma, et Hiinas pani tollid Kanada rapsikoogile ja õlile ja suisa 100%. Et kui sa paned mingi protsendis, paned ikka kohe protsendi, mis on protsent, et kuidas see jällegi siis võiks justkui eeldada, et Kanadas on kanoola siseturu peal, on täna siis justkui jäänud seisma, otsib võib-olla väljundit. Tead, vaata neid tariifidega, mulle tundub, et on siin käib süüke võistlus, et keegi hakka mingi 25%-ga enam nalja tegema, et kui paneme 100 ära, et ma tahaks natuke et see asi natuke setiks ja hakkaks lõpuks välja joonistama, et mis on mis, et need tariifega praegu muudetakse ja nii edasi, et mis need kaubateed siis lõpuks olema saavad. Et täna on oleme väga süüksel segases ajas, et mingisugused põhjapanevad otsused teha. Mina laseks sellel natuke settida ja vaadata, et kuhu see Kanada kanal siis läheb, praegu tundub võiks Euroopasse tulla või makstakse need tariifid ära ja läheb ikkagi Ameerikasse, kus seda võiks ka vaja olla. Palju see biodiisel võtab ja nii edasi. Siis ongi huvitav, et meil justkui terendab parem saak, kanulat tuleb Euroopasse, aga hind tõuseb. Ja ka vana saak on täna rallinud korralikult üles. Kas me räägime ainult täna tehnilisest kauplemisest, et sisu polegi või kus need hinnad siis täna tulevad? Vana saak on pigem see, et seal on, vaata seal ei ole väga palju seda kogust seal taga. Selle kauplemisel. Mingid kogused seal on, aga pigem on siin mingites kohtades, kus seda on natuke puudu ja millega võib-olla natuke mööda pandud on see, et kui palju veel seda vanasaaki siit välja tuleb, et küsimus on naati selle vanasaagi lõpus, et kui sa vaatad seda rapsi, siis ta on ikkagi suhteliselt pisike kultuur ja see laojääk, millega ühest saagist teise minnakse, on suhteliselt väike. Ehk siin see igasugune süüke väiksem möödapae, see võib seda hinda päris palju mõjutada, aga ma arvan, et kui täna me oleme siin juba 520 lähedal. Hetkel jah. Ma arvan, et see võiks juba süüke tase olla, et sõltumata asukohast hakkab sinna 500 baasi põllumehele tähendama, et ma arvan, et eks see neid põllumeeste müüke jällegi välja too, et kelle veel täna maasaaki puudu on, siis jah, et seal, kas sellega spekuleerid, siis võib-olla ei ole hästi läinud, et meil õnneks on täna ikkagi juba uue saagini raps põhimõtteliselt olemas, et oleme sellega hästi kaetud, aga võib-olla siin, ma tean, Skandinaavias võib-olla mõni tehas on veel natuke puudu, Euroopas suured, nemad pigem ei ole ostmas, ma ütleks, et seal taga ei ole väga suuri kogusid pana, füüsilist kauba. Ma siin toetaks Timo mõtet, et ega seda on ju ajalugu näidanud, et kui üks riik poliitilistel põhjustel loob kuskilt ostmast, hakkab mujalt ostma, siis ega see riik, kes varem müüs, see hakkab kuhugi mujale müüma, et tavaliselt see läheb tasakaalu mõninga aja jooksul. Ma ei oska nüüd täpselt öelda, kuidas need laevatusinnad praegu ajalooliselt on, aga üldiselt kannatab kõike kraami üle maailma ikkagi vedada põllumajandussaadusi, paistab suhteliselt hästi. Ei, kindlasti kannatab, aga siin ongi need näited ju ka ülemisest toovest, kus ju Leedust liikus nisu Mehhikosse ja sinna kanti, et kui need hinnavahed lähevad liiga suureks, kes on börside peal erinevatele regioonidele, siis ega lõpuks neil futuuridel on ju taustal ka füüsiline kaup, aga siis ka see Matifi puhul ostame, müüme seda sama nisu seal, et kui vahe on liiga suur, siis on võimalik see ka füüsilise kaubaga tasa kaubelda. Maailm nii õnneks ta niimoodi toimib. Ja selle suure pildi lõpetus küsin Timo sinu käest, et üks väga oluline turuosaliste pool, mida me oleme siin mitu korda maininud, on ikkagi fondid ja hallatud raha, et mis siis nüüd nemad viimasel ajal on teinud, et kas on siis positsioone pigem kaubeldud allapoole, ülespoole või milliseid positsioone võetud on? Nemad on oma müüginuppu üles leidnud, et nad on ikkagi kõvasti müünud, et nisuga on nad juba pikalt shortis istunud ja ka muudes kohtades, kus neil olid long positsioon, et seda on nad kõvasti vähendanud.
et võib-olla isegi siuke, kui nüüd tekib ikkagi siin siuksed võib-olla häid müügiakned siin lähiajal, siis natukene võib-olla tasuks igaks juhuks midagi ette ka fikseerida, et seal võib-olla mitte jääda seal valele poole. Vaata, eks selle ettemüügiga on alati nagu see, et kuidas ja mille vastu seda teha, et võib-olla eks nüüd tulemegi siia Eestisse ja selle riskijuhtimise juurde, et ettemüüja ikkagi siis, kui asi kalkuleerib ja kuidas see sisendväljund soe on, et eks ta pikka vaadet vaadata ja ma saan aru, et vist mina küll ise seda iga päeva kalkuleeri, aga võib-olla asjad ei ole täna nagu nii head, kui nad olid siin 4-5 kuud tagasi see sisendväljund suhe, aga kas ta täna ka nagu väga halb on, ei oska öelda. Ja küsimus on ka selles, et kui palju sul juba nagu tehtud on, et kui suur sul see lahtine riskipositsioon on teraviljatootjana, et eks seal nüansse on nagu hästi palju, et millest nagu lähtuda nende müügiotsuste tegemisel. Jah, nii on, ega see sisendväljund suhe, kui võtta see viliväetis, see on täna ikkagi võrreldes siin eelmise aasta siis septembri-oktoobriga, me räägime ikkagi kardinaalsest halvemaks muutumisest. Et kahjuks on niimoodi, et täna nagu head maitjad seal kohe ei leia. Aga Kristjan, võib-olla räägid omast kogemusest ka, et kui sa võtta nüüd seda, võtame konkreetselt nagu siis väetise ostmist näiteks, et milliseid aspekte sina jälgid, kas on lihtsalt see, et nüüd see aasta saab osta natuke odavamalt kui aastaga tagasi, et see on juba hea argument või kuidas sa tunnetad seda ostu kohta? No, ütleme niimoodi, et eks me jälgime ju kahte asja. Üks on, mis nagu praegu on sellega olukord rahulikumaks läinud, aga väetisega nagu kõige esmane asi on see, et see peab õigel ajal õiges koguses kohal olema. See on esmane asi. Nüüd selle pärast väga ei muretse, aga COVID ajal ja Ukraina sai alguses sai selle pärast küll muretsetud. No ütleme, meie oma majas muretsime isegi veel rohkem. Ja teine pool on see hinna küsimus. Et üldiselt, me seda sisendväljut suhet ka vaatame, aga see nagu ei ole, me nagu püüame jälgida, et saada aru, millal võiks selle kõige soodsam hetk nüüd tulla selle väetise fikseerimiseks, ütleme hinna mõttes. Meie nüüd ütleme, kui nüüd praktiliselt rääkida, me lõime eelmise aasta oktoobris lukku enamike väetistest, mis siis 2025 vaja läheb. Ma arvan, et me lukustasime ära kusagil 80-85% vahel on meil lukus, meil on natuke sügisväetise osta ja natuke seda ammoniumnitraati veel. Aga muu sai lukku ära pandud. Ja kui ma nüüd tagantjärgi vaatan, kui ma oleks septembris lukustanud, siis ma oleks kuskil võib-olla veel 5-10 eurot sõltuvalt väetisest tonni kohta leidnud, aga põhimõtteliselt sai suhteliselt optimaalsel hetkel hinnad lukku löödud. Aga seal ka nüüd ütleme siuke gaasi hinna jälgimine seal selle juures ka, et gaasi hinda ma nagu vaatan, sest gaasi hind võiks anda indikatsiooni, kuidas väetis võiks liikuda, aga tihtipeale ütleme niimoodi, et ega ta alati ei anna ka, sest vaatad, et gaasi hind langeb, väetisi nagu ei taha järgi. No seal on väike viive sees. Olen nõus. Et gaasi hinda ma jälgin, sest ma jälgin seda nii väetise pärast, kui ma jälgin seda ka üldiselt, kuna meie ettevõte tarvitab ka gaasi, et kuidas liiguvad gaasifaktuurid, et mida võiks oodata. Ma mõtlen seda, kui sa väga suure väetise ostu ära tegid, et kas sa seda väljundi poolt ka sinna vastu tegid, et või sa siis teadlikult oma suure kogusega siis hakkasid spekuleerima? Ütleme niimoodi, et meie ei tee seda nagu automaatselt, et me paneks siis lukku ka viljamüügi, et me püüaks nagu mõlemalt poolt võita. Sellega võib ka näppu lõigata, ma tean seda ka omast. Selle püüdmise nimi on spekulatsioon, ma tean lihtsalt seda öelda. Aga me siiski muidugi oleme alustanud nii vilja kui rapsi fikseerimisega, et algus on tehtud. Mina olen läbi aastate pooldanud seda hästi tasapisi fikseerimist, et vaatan, mis juhtub, et üldiselt panen tasapisi, siis kui tundub, et hetk on õige ja muidugi on tähtis veel ka see, et kui nüüd hind on selgelt väga hea, siis tuleb panna. See on nüüd tagantjärgi tarkusena võib öelda, et siis kui nad selgelt nüüd siin olid vahepeal väga kõrged, siis ma kõrgehetkedel ka liiga palju jokutasin. Aga nagu kaks argumenti ja lisaks, et nüüd rahavooga arvestada, ma alati püüan nii panna, et mis nüüd august, september, oktoober raha läheb, et ma siis ei peaks mingil juhul mingit fikse tegema. Sest reeglina siis on hind madalam, võib ka erand aasta olla. See tähendab siuke 30%, 50% kogu sinu toodangumoust peaks olema lukus, siis ütleme niimoodi, et kuskil 30-35 võiks lukku panna. Ma ise olen mõtelnud ka nii, et ütleme, et ennem kui päris saak on koristatud, võib kuni 2/3 lukku panna, et üllatusi vältida müüdavast kogusest. Praegusel hetkel ma arvan, et mul on
vilja poole pealt siis nisuoder kuskil 10% eeldatavast müügikogusest lukus. Eesti keskmine. Ja, Eesti keskmine. Ja raps on isegi, ma ei tea, kuskil 7 või 8, midagi siukest. Jällegi Eesti keskmine. aga seda eeldatavat keskmist võtad siis, noh, ütleme, jooksa üks aasta põllupildi järgi, või saadki 5 aasta keskmise ja see võiks tulla ja... No võtan niimoodi enam-vähem, mis 5 aasta keskmine võiks tulla. Et... ma küsin kohe seda, et vaata, kui sa võtad selle sama 5 aasta nagu keskmise, see täna nagu siis me oleme just nagu aru saanud, et sa suurelt nagu spekuleerid, on ju, siis oled samal selle joonega tõmmanud, et sa tead, et alati, noh, sa loodad täna, et hinnad lähevad nagu ülesse, aga on sul see nii-öelda stopp kuskil olemas, et siin ma tulen nulli, selle kasumi vähemalt ma tahan saada, et kui asi hakkabki nagu väga allapoole minema, et nagu me ennem vaatasime, et noh, et on ka see võimalus on nagu olemas, et ma siit panen nagu kindlasti siis mingisuguse kogu see lukku ära, et spekuleerimine on okei, ja kui hind läheb üles, et alati nagu siis öeldakse, et let your profit run, et aga see allapoole, kas seda stopile oma mõttes ka kuhugi ära pandi selle kalkulatsiooni teinud? Noh, ütleme nii, et mul ei ole sellist nagu kindlat stoppi, aga noh, seda on mind küll ajalugu õpetanud, et kui nüüd peaks jäga järsku langema hakkama, siis teatud suure kogusturus lukku ära panna. Et... kas see ajalugu on sind õpetanud ka selliselt, et sa oled kunagi ka niimoodi tegutsenud? Ütleme niimoodi, et jah, ma olen läinud nagu stabiilsemaks, et oma tegutsemises natuke stabiilsemaks läinud, et kui ikkagi hakkab langema, siis ikka midagi panen. Aga see jupikaupa nagu fikseerimine, ma arvan, et see on nagu, see vist teeb ka selle, et sa hoiad ennast nagu pidevalt nagu rohkem kursis, et mis nagu toimib, nagu see just ennem ütlesid, et sa nagu iga päev ikkagi uudised lood, et aga kuidas sa lukku paned, kas läbi meie süsteemi või siis sa helistad meie müügimeestele? Mina panen läbi süsteemi. Mulle see süsteem suhteliselt nagu meeldib. Ja, et mina olen kasutanud seda süsteemi. Ja noh, ütleme nüüd niimoodi, et kui ma nüüd nagu seda aastat kokku võtan, ega ma ju ei tea, kuidas hinnad edasi lähevad. Ma seda ei tea täpselt keegi selles mõttes. Et noh, see algushinnad, millega on saanud panna, on päris head olnud. Noh, praegu võiks tagantjärgi tarkus, et oleks võinud ju natuke rohkem ka panna, aga see tagantjärgi tarkus võib 6 aja pärast juba teine olla. Sest noh, ma nagu praegu näen, et ega mingid väga suuri, ma arvan, selliseid kliima või agronoomilistel põhjustel nagu hinnamuutusi ei tule, et need võivad tulla poliitilistel põhjustel, väga jooksvalt võib mängida euro-dollari kursi muutus. Ütleme nii, ma nagu sellel aastal vaatasin, et kui söödanisu oleks 215, et noh, siis võiks lukustada. Noh, ma olen alla sellega natuke pannud ikkagi. Ja noh, oder võiks ideaalis olla 210, aga no ma olen 200 euros pannud selles mõttes. Ja rapsitase? No rapsi ma olen pannud siin, mul on seal kusagil 470-480 euros pandud, noh ideaalis ta võiks 500, siis on täitsa okei lukustada, siis kui kõlisused juurde, see normaalse saagi korral, siis on tulukus päris kena. See võiks olla päris kena tulukus. Aga noh, saak ei tea, nagu eelmine aasta näitas, rapsil võib see ju väga erinev olla. Täpselt nii. Aga kuna see tõesti juba ennem sa mainitud on see piimatootmine ka, siis sa pead ju ka jälgima siis tõesti need soja, rapsikoogid, maisi hinnad, et sa ju ostad neid ka sisendina sisse, et seal on ka pigem selline, et kas sa vaatad nagu piima hinnast lähtuvalt ja oled nõus ka vahepeal ostma kallimalt näiteks maisi sisse, kui ikkagi see marginaal on olemas või pigem nagu üritad ka seda füüsilise kauba hinda seda võimalikult alla kogu aeg? No ma pigem selles, noh, selge on see, et noh, seda poolt tuleb ka võtta, et kui mingi sisendi pealt, kui näiteks väljundi hind on väga hea, on võimalik seda väljundit tõsta ja noh, et teenida selle pealt, siis on seda mõttekas teha. Aga üldiselt ma jälgin nagu füüsilise kauba hinda. Noh, võib-olla kui siit vilja juurde ka tagasi tulla, noh, vili-väetis suhet, ega kui mul on need kultuurid juba maha külvatud ja noh, reeglina ka põllud normaalselt kasvavad, siis noh, ega ma pean selle väetise niikuinii panema. Et noh, kui see on juba tehtud, et ma siis pigem, noh, see peaks olema nüüd väga erakordne juhus, et viljahind läheb nii halvaks, ma otsustan üldse mitte väetist panna. Et noh, ma pigem ikkagi jälgin seda füüsilise kauba hinda. Ja kui nüüd tulla need soja ja nende juurde, siis pigem ka füüsilise kauba. Noh, sojasrott on praegusel hetkel üks hea näide, mis minu meelest pole ammu nii soodne olnud, kui ta praegu on, et ta tõesti tegelikult. Ta nii suhtena piima väljamüügi hinda kui absoluuthinnas ikkagi praegu äärmiselt soodne. Aga soja vist ka päris pikalt ette lukku panna. Ja noh, ütleme ka läbi teie saab ikkagi noh, peaaegu aasta ette lukustada. Ma tegelikult seal lukustangi niimoodi, mul ei ole nüüd aastat ette, aga mul on mõned kuud ees lukus näiteks praegu.
et seda ma kasutan. Noh, mõistlik, et kui sul on ju tegelikult see väljundi hind on ju teada, siis need sisendid sinna järjest nagu vastu fiksata on ilmselt ju... Noh, väljundi hinnaga nüüd piimanduses on see küsimus, et ega see nüüd nii täpselt ei ole teada. Et sa võid küll eeldada ja ta on, enamus piimalepinguid ju tegelikult Eestis on seotud Euroopa keskmisega, mingi protsent siis. Aga ega seda Euroopa keskmise muutusi ka nüüd keegi päris täpselt ei oska ette öelda. Et ta on aimatav, ta on mingi kindla asjaga seotud, ta ei ole nagu ise kujunev, aga ega sa täpselt ei tea, mis ta septembrikuus tuleb. Nii on, aga sina ju kasutad veel nende riskide hajutamiseks veel ka omakorda elektri ja gaasi fikseerimise võimalusi ka turu peal, et kuidas sa nagu, hindad sellist seda kasu, mis sa oled sellest saanud, kas sa tegutsed iga aasta selliselt, et vaatad, et on mõistlik mingi osa hoida börsi peal, mingi osa fiksata või 100% fiksata või mis perioodides üldse seal jälgid? Üldiselt, kuna me ei ole nüüd nagu selline tohutu suur tarbija gaasi mõttes, küll oluline, sest me kuivatame gaasiga ja minu jaoks on tegelikult nagu oluline gaasi hind, juuli lõpust septembri alguseni, kus mul kulub ära, ettevõtte gaasist kuskil 80-85%. Siis kuna reeglina suvel ikkagi gaasihinnad lähevad alla. Siis on olnud erandeid. Siis on olnud erandeid, jah. Siis viimased aastad ma olen ostnud börsihinna, aga ta on konkreetse valemiga siis seotud selle Hollandi gaasifutuuriga, mis mu gaasihind on. Aga olen varem ka fiksanud aastaks gaasihinna ära ja nendel juhtudel olen vist 2 aastal ära fiksanud. Esimene aasta ei olnud väga suurt vahet, kas ma oleks selle börsilt ostnud või niisama, aga teine aasta, kuna teise aasta lõppu jäi juba see oluline gaasihinna tõus, siis läks sellel aastal see väga asja ette. Aga elekter? Elektrit ma olen nüüd, üldiselt ma olen olnud börsipaketi peal, sest mulle tundub, et kokkuvõttes tuleb sealt nagu parem. Mingi hetk olime ettevõtluses ka, kui ka pakuti lühiajaliselt selle universaalpaketi, sest mingi aeg tuli see lihtsalt kalkuleerides soodsam. Seal tuleb ka jälgida, sest mina võib-olla elektriga ei ole seda nüüd ära tabanud, elektriga võib ka aeg-ajalt tulla päris hea hetk fiksamiseks. Siis pead oma sellele poole või 3 tundile päevas veel 15 minutit otsa liitma, et siis sa saad selle elektriasjaga paika lõpuks. Et nad pakuvad võimalusi, aga eks sellega on kõigega see küsimus, et see nõuab nagu analüüsimiseks aega. Ja et aeg on teatavasti limiteeritud ressurss ja kui panna nüüd, võtta üks inimene juurde, et anda mingi osa oma ülesanded ära ja puhtalt analüüsiga tegelda, siis hästi laias laastus sellise töökoha loomine maksaks 50 000 aastas. Ega see 50 000 teistpidi nüüd nii kergesti selle analüüsimise tagasi ka ei tule. Jah, see võib minna isegi võib-olla mõnikord teisiti, et sa kulutad veel juurde. Okei, aga ma arvan, meil täna siis teemade ringi enam-vähem koos. Suurt tänud sulle, Kristjan, saates osalemast, et leidsid aega siia tulla, natuke rääkida oma riskijuhtimise vaatest Laiuse Põllumajanduse Osaühingu näitel. Nagu näha, sul on väga palju vahendid, et kuidas kulusid hoida enam-vähem kontrolli all ja olla ikkagi pikas vaates edukas. Et aitäh sulle saatesse tulemast. Aitäh kutsumast. Ja suur tänud, Timo, ja ma arvan, et varsti siis kohtume jälle uue külalisega ja vaatame, mis teemad siis on põletavalt päevakorras. Kuulamast ja järgmise korrani. Jõudu! Põllupäevik.